Jõulu teisel pühal kogunesid Kehra spordihoones võrkpalliharrastajad ja lihtsalt fännid, et maha mängida üks korralik turniir. Mängijad ise nimetavad lisaks jõuluturniirile ka seda segaturniiriks, kus meeskonnad koosnevad eri soost, vanusest ja rahvusest. Täna toimus Kehras 9. segavõistkondade võrkpalli jõuluturniir. Mitte järjest, vaid et me oleme 9 korral kokku saanud, et vahepealsed aastad meil ei ole olnud võimalik platsil niimoodi mängida. Ja meid eristab võib-olla teistes piirkonna turniirides see, et me mängime viiekesi platsil, et 2 naist, 3 meest, et võimalikult paljudele anda seda võimalust, et tihtipeale ei ole just seda 3. naist sinna platsile, et me anname nüüd neile võimaluse platsile saada. Ürituse peaeesmärgiks on populariseerida võrkpalli laiemalt kui ainult Anija vallas. Ja nagu meeskondade seas selgus, oli ka seekord kohale tuldud kaugemalt, seda lausa Sillamäelt. Sel aastal oleme me avatud registreerimisega, ehk siis kõik, kes tahtsid, said kohale tulla. Eriti soovitakse, et sellest kujuneb perevõrkpall, nagu selgus kohale tulnute omavahelises vestluses. Siia tuleb traditsiooniliselt, ma saan aru, et see on 9. kord siin. Järgmine aasta 10. aasta, siin ma olen ennegi mänginud, aga mul on tütred suureks kasvanud ja mõtlesime, et tuleme mängima siia. Segamängu. Ja kuidas tütardel mäng nagu läks? Ma ei tea, mulle meeldis siin, tõenäoliselt oli äge. Mõnus oli. Väga hästi läks. Väga meeldiv oli. See ei olegi nagu võistlus, see on lihtsalt nagu emotsioonid. Oli üles seatud 3 mänguala, kus 5 tunni jooksul ei olnud hetke, kui pall ei oleks võrku sahistanud. Iga uue võistluse vahelisel ajal soojendati taas lihaseid ja harjutati mängutehnikat. Kokku olid tulnud tõsised huvilised, kes tahtsid anda endast parima. Aga ükski turniir ei saa toimuda ilma meie omaenda panuse, aga veel suurem panus on tegelikult andnud meile sponsorid ja siinkohal me tahame tänada meie sponsorid, kes siis on meid väga aidanud. Handmade Studio, Kehra gümnaasium, Baurok, Anija valla spordimaailm loomulikult, kes meil siin lubab saalis võimaldab olla, Kehra Pagar, siis oli veel klaasikontor, Lootustimber ja peakski olema kõik. Ja. Kehrat tuntakse juba aastaid käsipalli järgi, kuid miks mitte ei võiks selle kõrval olla ka võrkpall. Korraldajad andsid lootust. Absoluutselt, me teeme seda nii, et ta on varsti nii kuulus. Loomulikult meie teeme, mis on kõik meie võimuses, aga siis peab alustama juba laste treenimisest, siis kindlasti. Tähtis pole võit, vaid osavõtt. Sellise sõnumiga võiks võtta kokku tänase ürituse, sest tõesti mängiti selleks, et olla koos ja tunda lihtsalt rõõmu võrkpallist. Korraldajate üheks unistuseks jääb mängida suvel uuendatud ja korrastatud mänguplatsidel. Soovime neile edu ja usku oma unistustesse.